See pidi olema jõudemonstratsioon. Vene Davos. Võimalus Putinil suhelda juhtide ja mõjukate majandustegelastega, samal ajal, kui ta korrutab Venemaa tugevusest. Aga Ukraina on selle just muutnud alanduseks. Putini kodulinn Peterburi põleb majandusfoorumi eelõhtul, mis tähendab Venemaa juhile kõike. Leningrad on leekides. Kõik, mida Putin teha saab, on vaadata. Ja kui ta endale ausalt otsa vaatab, teab Putin, et ta on selle kõik ära teeninud ja palju enamgi veel. Ukraina jaoks polnud see ainult Putini häbistamine maailma ees. See oli kättemaks andestamatu Vene veretöö eest. 3. juuni hommik pidi olema Putinile eriline. Ta pidi hommikul valmistuma üheks Venemaa tähtsaimaks sündmuseks, Peterburi rahvusvaheliseks majandusfoorumiks ehk SPIFiks. Putin on suutnud seda foorumit korraldada kogu oma Ukraina sissetungi vältel ning 2026 aasta foorum saab olema juba 5., mis toimub sõjaolukorras. See on sügavate traditsioonidega sündmus, Venemaa võimu esinduslik näitus, mis loodi 1997 aastal ning alates 2006 aastast toimub see spetsiaalselt Venemaa presidendi egiidi all, kus seda saab kasutada mehhanismina, mille abil Putin loob suhteid ja tugevdab Venemaa majandust. Numbrid räägivad iseenda eest ja näitavad, miks Putin sellele sündmusele nii palju tähelepanu pöörab. Asi pole ainult selles, et SPF toimub Putini kodulinnas Peterburis, kuigi see annab sellele sündmusele alati erilise koha Venemaa presidendi mustas südames. See on sündmus, mille ametlik SPF-i veebileht väidab, et 2025 aasta üritusel võõrustati 24 200 inimest 144 riigist. Väidetavalt sõlmiti selle aasta SPF-il 1084 lepingut kogu väärtusega umbes $87,8 miljardit ning seal osales üle 1300 eksperdi ja esineja. SPF ei ole mingi tühine näitus. See on Putinile ülioluline, kuna ta püüab luua narratiivi, et Venemaa on endiselt oluline ülemaailmne majandusjõud. Ja 2026. aasta SPF saab olema tavapärasest veelgi olulisem. BBC andmetel on kohal külalised enam kui 130 riigist ning kohal on ka tagasihoidlik USA delegatsioon. Delegatsioon ei ole suur, kuid see on märkimisväärne. Trumpi administratsiooni liige osaleb üritusel, mis tähistab esimest korda mitme aasta jooksul, kui USA esindaja on sellel üritusel kohal, teatab Kyiv Independent. Räägime teile seda kõike selleks, et rõhutada, kui oluline on SPF 2026 Putinile. Ukraina teadis seda. Ja samal hommikul, kui Putin voodis tõusis ja valmistus kohtuma ärijuhtide ja delegaatidega üle kogu maailma, lõi Ukraina sügavale Peterburi südamesse. 3. juuni hommikul ärkasid Peterburi elanikud tule, suitsu ja Ukraina droonirünnakute peale. Putin lootis, et tema alustatud sõda ei tuleks jutuks. Nüüd räägivad üle 20 000 osaleja ainult sellest sõjast. Kogu Peterburi katvad sudupilved tuletavad õigel ajal meelde, et Putini sõda möllab endiselt, isegi kui ta püüab end maailma eliidile meelepäraseks teha. Venemaa president alandati. Mees, kes püüab nii väga varjata Ukrainast tulenevat kahju oma riigile, saab ainult pealt vaadata, kuidas tema kodumaa tükkideks võetakse. Ukraina ei halastanud, kui tema droonid sadasid. 3. juuni varahommikul Peterburi peale. Peamine sihtmärk, nagu teatab Kyiv Post, oli JSC Peterburi naftaterminal, mis on üks suurimaid naftakäitlusrajatisi kogu loode Venemaal. Astra poolt läbi viidud mitme pealtnägija video ja kohapealsete kirjelduste analüüs kinnitas, et just see oli Putini alanduse paik ning Ukraina ei oleks saanud valida paremat sihtmärki päeval, mil Venemaa pidi näitama majanduslikku jõudu ja sõlmima ärilepinguid. Põlev terminal asub vaid 17 kilomeetri kaugusel Expo Forum konverentsikeskusest, kus toimub SPF 2026. See on sama sihipärane kui kõik muu, mida Ukraina teeb. See tähendab, et ükski osaleja ei pääse JSC Peterburi naftaterminali suitsupilve nägemisest. Putin ei saa väita, et kõik on tavapärane. Need, keda ta püüab enda poole võita, näevad oma silmaga, mida Putini sissetung Venemaale kaasa toob. Majanduslikult on põlev sadam samuti Venemaale eluliselt tähtis. The Kyiv Independent teatab, et selle läbilaskevõime on 12,5 miljonit tonni aastas, mis teeb sellest ühe Venemaas suurima kütuse ladustamis- ja eksporditerminali. Naftasaadused saabuvad raudtee, jõe ja maante kaudu, et neid üle maailma välja vedada, tõenäoliselt paljudesse riikidesse, mis on esindatud ka SPF 2026L. Võib-olla olid SPF 2026-il delegaadid, kes mõtlesid uute naftatehingute tegemisele Putiniga. Nüüd peavad nad 2 korda järele mõtlema. Sa ei saa usaldada Venemaad oma naftalubadusi täitma, kui sul on peas pilt põlevast sadamast. Venemaa on kohe läinud kahjukontrolli režiimile.
Aleksander Drozdenko, kes on Leningradi oblasti kuberner ja mees, kellele Putin osaldab narratiivi hoidmise oma kodulinna ümber, üritab juba Putini alandust muuta Venemaa edulooks. Ta väidab, et needsamad Peterburi õhutõrjejõud tõrjusid Ukraina rünnaku, mille kohta ta algselt väitis, et see hõlmas 3 drooni, kuid hiljem suurendas selle arvu 30 droonile. Meile tundub, et keegi ei suuda oma juttu ühtseks saada. Kas numbrid võivad tõusta sellepärast, et Drozdenko peab leidma viisi, kuidas seletada, miks Peterburis on nii palju tuld ja suitsu? Muidugi, meile pole võõrad Venemaa väited, et nad on kinni püüdnud iga drooni, mille Ukraina nende territooriumile saadab. Drozdenko oli vähemalt piisavalt tark, et mitte väita midagi droonide rusude kohta, mis justkui juhuslikult tabasid täpselt neid sihtmärke, mida Ukraina soovis rünnata. Aga isegi kui ta oleks seda teinud, oleks see aidanud. Kõigist tema väidetest droonide kinnipüüdmise kohta hoolimata ei saa ta varjata tegelikkust, mida SPF 2026 osalejad ise näevad. Lõppude lõpuks on see tegelikkus juba kõikjal Vene sotsiaalmeedias laiali. Toronto TV Telegrami kanal on jaganud toredad väikest kokkuvõtet katastroofist, mille Ukraina just Putinile põhjustas. Videot järel näitab tagajärgi. Ühes videos on näha 3 suitsusammast, mis tõusevad Peterburi naftaterminalist, mis näitab, et mitu Ukraina drooni tabasid sihtmärki otse. Teises videos on näha tohutut tulekahju terminalis, mis paiskab suitsu kõikjale. Selles videos on kuulda, kuidas Vene õhutõrje laseb taustal valanguid, kuid pärast tulistamise lõppu on endiselt kuulda sumisevat Ukraina drooni. Ja teises videos näeme esimest kaadrit teisest nurgast. See on tohutu, märkamatu pole võimalik monument Ukraina rünnaku ulatusele Putini kodulinna vastu. Sama Telegrami kanal pakub ka veel üht huvitavat infokildu. 3. juuni hommikul kell 6:00 väitsid Leningradi kohalikud võimud, et neid ründas 50 drooni. Tundub, et keegi Venemaal ei suuda numbreid õigesti kokku lugeda. Ukraina president Volodymyr Zelenski ei ole tagasihoidlikult hoidunud lisamast veel mõnda muna nendele, mis juba Putini nägu mööda alla voolavad. Kui Venemaa presidendi käsilased üritavad oma versioone levitada, on Zelenski juba Telegramis kinnitanud, et Ukraina oli rünnaku taga ning et see oli sama edukas, nagu videost paistab. SBU, SPSI, SSO, GURI ja riikliku piirivalveteenistuse sõdurid on meie kaugmaa-operatsioonides saavutanud häid tulemusi. Olulised objektid Venemaa territooriumil said sel ööl tabamuse, teatas Zelenski, lisades, nende hulgas on ka Peterburi naftaterminal. Meie Ukraina riigipiirist selle Venemaa naftatööstuse objektini, mis töötab sõja heaks, on umbes 1100 kilomeetrit, teatas Zelenski. Putini haavale puistatakse mõnusalt soola juurde. See 1100 kilomeetri mainimine on sama sihipärane kui kõik muu, mida Ukraina Peterburis tegi. See on sõnum nii Putinile kui ka tema majanduskonverentsil osalejatele. Ukraina droonid suudavad lennata sügavale ja tabada tugevalt. Ükski koht Venemaal ei ole turvaline. Isegi mitte kroonijuveeliks peetav linn, mille Putin on valinud 10 000 inimeste vastuvõtuks. Aga võib-olla kõige suurem märk sellest, et SPF 2026 on asjad väga valesti läinud. Just kui möllavast tulest ja silmatorkavast suitsust veel ei piisaks, on see, mis toimub Peterburi Polkovo lennujaamas. Venemaa oli sunnitud aktiveerima lennujaamas niinimetatud kova turvaplaani, nagu kirjutab Kyiv Post, sest sinna pidi saabuma osa SPF 2026 külalistest. Lennuhäired on tavalised, üle 10 väljuva lennu on edasi lükatud või tühistatud. Need, kes saabusid konverentsi eel lennujaama, nägid paanikat oma silmaga ning nad teavad, et kui Ukraina jätkab rünnakutega, võivad nad jääda Peterburi palju kauemaks, kui algselt plaanisid. Jällegi, see on sõnum. See on Venemaa sõja tegelikkus. See on tõeline suits, mis peitub Putini ja tema kaaslaste loodud suitsukatte taga. Ja ärge tehke selles osas viga. Ukraina tahab, et need, kes suunduvad SPF 2026-le, teaksid, rohkem võib tulla ja kindlasti tulebki. Kiievi sõltumatu avaldab, et Ukraina SBU on pärast rünnakut avaldanud avalduse, milles tal oli hävitav roll. Seega ootab ees stabiilne tulevik regulaarsete tulekahjude näol naftatöötlemistehastes, naftabaasides ja terminaalides, mille kaudu Kreml teenib naftadollareid oma agressiooni rahastamiseks, ütles SBU enne, kui andis oma hoiatuse. Mida kauem Venemaa valib sõja rahu asemel, seda sagedamini lähevad põlema rajatised, mis seda üleval hoiavad. Tilkes tähendab see, et täna põleb AS Peterburi naftaterminal ja peagi saabub veel droone, et seda leegis hoida. See, mida me just nägime Peterburis, oli mõeldud Putini alandamiseks. See oli täiesti selge. Aga see polnud ainult sellest. Ukraina süütas Putini kodulinna, sest tahtis kättemaksu. Venemaa tegi midagi nii kurjakuulutavat, et sellele pidi vastama. Üle 20 000 inimese näeb nüüd, mis see vastus oli. Aga enne kui räägime, miks Ukraina vajas kättemaksu,
Tuletame meelde, et vaatate saadet Sõjaväeshow. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada. Alanduste rindel on Ukraina 3. juuni rünnakud vaid viimased paljudest piinlikest hetkedest, mida Venemaa presidendil on tulnud mais taluda. Kuu algas 2026 aasta mornil võidupühaparaadil, mis toimus droonirünnakute ähvarduse all ja muutis selle, mis pidi olema järjekordne Venemaa jõudemonstratsioon masendavaks sündmuseks, kus Venemaa ei näidanud ühtegi neist tehnikavahenditest, mis tavaliselt on päeva tipphetkeks. Kuu edenedes on Ukraina rünnakud Venemaa naftatööstuse vastu põhjustanud kütusepuuduse Krimmis, kus elanikele kehtestatakse tanklates piiranguid, sest rafineerimistehased põlevad. Isegi enne 3. juunit oleks Putinil olnud raske pead püsti hoida ja rahvusvaheliste ärimeestega suhelda, samal ajal kui tema rahvas kaebas pea kohal lendavate droonide üle. Aga alandus oli vaid esimene osa Ukraina eesmärgist. 3. juunil teine osa oli kättemaks. Et mõista miks, peame vaatama, mida Venemaa tegi 2. juunil. Venemaa valis selle päeva, et alustada laastavat raketi- ja droonirünnakut üle kogu Ukraina. Al Jazeera teatas, et lõplikuks rünnakute arvuks oli 656 drooni ja 73 raketti, mis sihtisid Kiievit ning linnud Dnipro, Harkiv, Poltava ja Zaporižja. Ukraina tegi kõik, mis suutis, et rünnakut peatada. Riigi õhutõrje tegutses suurepäraselt, hävitades 602 drooni ja 40 Venemaa raketti. Siiski püüdis Venemaa selle rünnakuga põhjustada võimalikult palju kahju. Atlantic Council teatab, et 73 välja lastud raketist oli üle 30 ballistilise, mis teeb 2. juunist ühe suurima ballistilise rünnaku, mille Venemaa on Ukraina vastu korraldanud pärast Putini sissetungi. Kahju oli see, mida Venemaa soovis saavutada, ja kahju on see, mida Venemaa sai. Ainult, et Putin ei andnud korraldust rünnata taristut. Ta sihtis Ukraina tsiviilisikuid. Al Jazeera teatel hukkus Venemaa õõvastava rünnaku tagajärjel vähemalt 22 inimest ja veel 10 said vigastada. Atlantic Council hindab ohvrite arvuks üle 100. Ja see ütleb, et Venemaa 2. juuni rünnak tähistab Vene kampaania eskaleerumist Ukraina tsiviilisikute vastu. See on juba toonud kaasa 15 850 surmajuhtumit ja 44 809 vigastust aprilli lõpuks, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo andmetel. Nagu SBF oli see Venemaa jaoks veel üks viis oma jõu näitamiseks. Kui foorum, mille Ukraina oma vastusega just kokku jooksutas, näitab Venemaa majanduslikku tugevust, siis 2. juuni rünnak oli mõeldud hirmutamiseks, et näidata Ukrainale, et Venemaa suudab ballistiliste rakettidega tabada tema linnu ja tappa tsiviilisikuid. Kuid nagu paljude teistegi Venemaa tegude puhul, ei vasta kavatsus tegelikkusele. Putin tahab näita võimas, kuid 2. juuni näitab lihtsalt, et ta on meeleheitel. Venemaa maismaa sissetung on lagunemas, isegi kui Putin võõrustab Peterburis hulka välisdiplomaate. Hoolimata kevad- ja suverünnakust, mis pidi Ukraina kukutama, pole Venemaa 2026 aasta esimese 5 kuuga lahinguväljal praktiliselt mingeid edusamme saavutanud, samal ajal kui Putini käsilased kannavad kohutavaid kaotusi, mis ulatuvad umbes 35 000 näel kuus. Need kasvavad tagasilöögid on õõnestanud Putini režiimi katseid kujutada Venemaa võitu Ukrainas vältimatuna. Selle asemel näib Venemaal meeleolu nüüd halvenevat. Üha rohkem inimesi seab kahtluse alla sissetungi mõistlikkuse ja kahtleb, kas Putin suudab Ukrainas oma maksimaalseid eesmärke veel realistlikult saavutada, teatab Atlantic Council. 2. juuni pidi Venemaa taas tippu viima, näitama maailmale enne SBF 2026, et Venemaa on endiselt see jõud, milleks Putin seda peab. Selle asemel andis Putin Ukrainale vaid rohkem põhjust tema kodulinna rünnata. Iga tsiviilisik, kelle Venemaa raketid ja droonid tapavad, annab Ukrainale motivatsiooni panna Putin kannatama. Alandus, mis kaasneb sellega, et Venemaa ei suuda peatada rünnakut ühe oma väärtuslikuma linna olulise taristu vastu, on juba iseenesest piisavalt halb. Nagu John Foreman, endine Ühendkuningriigi kaitseatašee nii Moskvas kui ka Kiievis, ütleb väljaandele Kiev Independent. Selle asemel, et kujundada vältimatu võidu ja jõu narratiivi, on tõsi hoopis vastupidine ning see ei jää osalejatele märkamata. Kuid võib-olla on veelgi olulisem kui sõnum SBF 2026 osalejatele hoopis tulemusi ise. Veel rohkem Vene naftat põleb eksporditerminalis. See tähendab, et vähem naftat müüakse, mis toob kaasa väiksemad naftatulud, mida Kreml saab maksustada. See seisneb tegelikult Venemaa nõrgestamises rindel. Majandusliku eluliini katkestamine, mis kulgeb läbi Peterburi, mängib selles oma rolli ning ajastus langes lihtsalt nii, et Ukraina sai anda topeltannuse kättemaksu ja alandust, mida Putinil ei jää muud üle kui alla neelata. Nüüd võivad need, kes on jälginud, kuidas Ukraina viib läbi kaugmaa rünnakuid Venemaa vastu, endalt küsida, aga kuidas on teiste rünnakutega? Kui küsimus sulle pähe tuli, oled sa väga terane.
nii muljetavaldav kui Peterburi naftaterminali purustamine ka oli, on Ukraina korduvalt tõestanud, et ta ei keskendu ainult ühele sihtmärgile, kui saadab oma kaupmaa droonid Venemaale. AS Peterburi naftaterminal oli vaid üks mitmest sihtkohast, mida tabati 2. juunil ja 3. juuni jooksul. Pravda andmetel jõudsid Ukraina droonid ka Venemaa Tambovi oblastisse, mis asub rindeliinist peaaegu 600 kilomeetri kaugusel. Seal tabasid need droonid otse Mitšurinski linnas asuvat tootmistehast, mis väidetavalt toodab seadmeid, mida kasutatakse Vene lennukite ja raketikontrollisüsteemide jaoks. Täpsemalt toodab tehas MP95 sensoreid, mida kasutatakse Venemaa KH-101 tiibrakettides, samuti gyromootoreid, mis on vajalikud KH-59 raketis kasutatavate sensorite jaoks. Näeme siin taas selget eesmärki. Venemaa kasutas 2. juunil rakette ja lennukeid, et põhjustada tsiviilisikute surma. Ukraina vastus oli hävitada üks tehastest, mis toodab varustust, mida sellised relvad vajavad selliste rünnakute läbiviimiseks. Sellele rünnakule lisaks ütleb Pravda, et Vene võimud on väitnud, et nende õhutõrje on alates 2. juuni õhtust Moskva piirkonnas alla tulistanud üle 20 Ukraina drooni. See on veel üks sõnum Putinile. Suurem osa kahjust võib olla tekitatud Vene presidendi kodulinnas, kuid Ukraina tahab, et Putin mäletaks, et nad suudavad oma droonidega jõuda ka presidendi võimu keskmesse. Nüüd põleb Venemaa kroonijuveel Peterburi. Ja kui Putin üritab pidada oma tavapärast peaettekannet, teab ta, et Vene Davos on läbi kukkunud. Liike ja suitsu on juba nähtud. Konverentsil osalejad teavad, et iga Putini katse näidata jõudu on vale. Linn, mis asub üle 1000 kilomeetri kaugusel Ukrainast, on just saanud löögi. See tähendab, et miski Venemaal ei ole turvaline ja kogu maailm teab seda nüüd. Aga ausalt öeldes ei ole tulekerad, mis neelavad Venemaa tähtsamaid linnu Putini jaoks midagi uut. See, mida me just nägime Peterburis, on üks paljudest näidetest Ukraina üha kasvavast kaugmaa kampaaniast Venemaa vastu aastal 2026. Vaid paar nädalat varem tegi Ukraina midagi sarnast. Pärast jõhkrat rünnakut Kiievis, mis jättis 24 inimest elu kaotama, ründas Ukrainas sügaval Moskva sees, hävitades Vene naftarafineerimistehase ja tuues esile oma droonide tugevuse. Olulist sõjalist infrastruktuuri tabati mitmes piirkonnas. Juba niigi surmav kampaania muutus laastavaks. Saad sellest kõigest teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta telli, et sa ei jääks ilma ühestki meie raportist Ukrainas sügavate rünnakute kohta Venemaal. Ja aitäh vaatamast!